vaikida saa, on elavilta. Kuidas küll sees hoida saa, ei vaikida saa, on elavilta. Kuidas küll sees hoida saa, laulan. Laulan kiitus sul, Jeesus sul, laulan. Laulan kiitus sul, Jeesus sul. Laulan kiitus sul, Jeesus sul. Ainult sul, Jeesus. Laulan kiitus sul, Jeesus sul. Laulan kiitus sul, Jeesus sul. Laulan kiitus sul, Jeesus sul. Amen. Teated. Kord kuus koguneme me suurel pühapäeval siinsamas kultuurikatlas, kus me täna oleme, aga enamus kordadest kuus pühapäeviti koguneme me väikestes mokodes ja kohe siia minu selja taha peaks tulema väikeste mokode kaart. Ja see tuli, me võime plaksutada. Siin kaardi peal on näha väikesed mokod, mis on üle Tallinna. Ja rohkem infot või täpsemat infot nende kohta saab moko.ee kodulehelt. Sellel kuul või siis uuel kuul, mis nüüd järgmisest nädalast algab, on mitu asja ees ootamas. Kõigepealt 2. detsembril, see on juba nüüd teisipäeval, on emmede ja beebide hommik kell 10 hommikul ja selle kohta, ma saan aru, saab Käti käest rohkem infot. Käti, sa võid korraks püsti tõusta, siis kõik näevad, kes sa oled. 9. detsembril on naistekas. Kõik naised on oodatud ja sellest saab ka rohkem infot tõenäoliselt Käti käest naistega kohta. Ja. – 13. detsember on Mokola jõuluüritus. Mul paluti edasi öelda, et juurdepääs autodega on täiesti olemas, et väikeste laste vanemad ei pea muretsema, et on vaja lapsi pikalt kuskil vedada, et saab autodega täitsa ilusti juurde, et kõik pered lastega on väga oodatud. Jõuluteenistus. Detsembris ei koguneme siia viimasel pühapäeval, vaid 24. detsembril ja tähistame seda, et Jeesus on sündinud. Ja jõuluteenistus siis on kell 2 päeval, erinevalt siis sellest, et kell 12, mis on tavaliselt. Ja igal neljapäeval toimuvad koguduse palveõhtud. Palveõhtuid juhib Kristjan ja Kristjani käest saate kindlasti rohkem pärast informatsiooni küsida. Ja Kristjan istub siin Käti kõrval. Nii, nüüd on vist teadetega kõik. Ma palun siia Annika, kes Mokola tähendab õige, Mokolasse lapsed. Ennem veel, kui Annika siia tuleb, siis kõik lapsed saavad minna, Pille lehvitab seal Mokola lippu ja kõik lapsed saavad minna Pille juurde. Ja palume õnnistust lastele ja Mokolasse. Tõuseme palun kõik püsti. Ja saame oma käed sirutada laste poole. Jeesus, ma tänan sind laste eest ja ma tänan, et sa oled nad nii siiraks ja imeliseks loonud ja ma palun, et tänane Mokola oleks eriti kõnekas ja Jeesus, nad võiksid õppida rohkem tundma sind. Ja ma palun kõik inimesed, kes
kes teevad Mokolat, kogu Mokola tiimi sinu kätte. Ma palun sinu õnnistust üle nende eludele. Aitäh sulle. Aamen. Nii, ja nüüd Annika, palun. Nii, tere hommikust. Mina olen siis Annika Kibuvitsa Mokost. Marelle palus mulle, küsis, et kas ma olen valmis tunnistama. Ja siis ma mõtlesin, et juba varem ma olen mõelnud tegelikult, et kui keegi küsib minu käest, et kas sul on mingit tunnistust või midagi, et siis isegi kui mul kohe hetkel ei ole mingisugust võimast tunnistust, siis ma olen mõelnud, et ma tahaksin olla alati valmis midagi Jeesusest jagama ja olema valmis, et jah, ma võin tunnistada ja siis paluda Jumalalt, et mida sa tahad, et ma ütlen või et kas mul on midagi jagada. Sest see on nii võimas näha, kuidas meil näiteks lastekooris mõned lapsed on nii ustavalt valmis tunnistama ja tegelikult Jumal saab anda midagi uut, kui sina annad midagi välja. Ehk siis minu igatsus on ka, et ma saaksin kogu aeg Jumalalt midagi uut. Seega ma võtsin vastu selle kutse ja kui ma hakkasin mõtlema, et kas mul on midagi praegu täna siin jagada, tuli 2 asja südamele. Üks oli alandlikkus, alistumine Jumala ees ja ustavus raskuses. Ja need on tegelikult väga kõnekad asjad minu elus olnud viimasel aastal, kui mitte iga päev. Et väga kerge on justkui tahta omast jõust ja väest asju teha, aga see enda alistamine ja ootamine ja Jumala usaldamine on üks raskemaid asju, aga samas see on koht, kus Jumal meid kõige rohkem kätte saab, kus Jumala vaim on kõige rohkem meie lähedal. Ja see on tegelikult kõige väelisem koht, kus olla. Et mul on nagu suur julgustus teile, et kui te olete selles kohas praegu, siis mina olen oma elus õppinud mitte võib-olla oma fookust seadma sellele kohale, kus ma olen, vaid just keskenduma rohkem Jeesusele ja tänama Jumalat, nii nagu me siin just laulsime, tänama Jumalat ka selles orus olles. On selline ütlus nagu, et ennem au tuleb alandus. Aga et me kunagi keegi ei tea, kes on kui kaua kas alanduses või kes on kui kaua aus. See on Jumala teada, aga meie osa on selles ükskõik siis kummas neist olles usaldada Jumalat ja leida see fookus, et Jeesus ükskõik mis on. Ma olen sinu käes ja ma usaldan sind ja ma ei tea, kaua see kestab, aga ma tean, et sul on võimas plaan minu eluga ja ma tahan nii kaua lihtsalt veel enam tunda sinu südant ja saada veel sügavamale suhtesse sinuga, Jeesus. Ja eelmisel aastal mul oli tervise mõttes väga-väga raske aasta. Mul oli ühtekokku vist 4 kopsupõletikku ja see oli üks katsumuste aasta, sest ma olin täiskohaga tööl ja ma olin pidevalt haige ja me arstid ei teadnud, mis neid kopsupõletikke põhjustab, mis on alati see teadmatus on see kõige raskem osa. Ja lõpuks need läksid nii tihedaks juba, et need antibiootikumid ka enam ei aidanud. Ja siis ühel öösel ma ärkasin tugevate valudega rinnus nii, et ma ei saanud enam hingata. Ma ei saanud enam õhku. Ja siis ma proovisin seal kuidagi hakkama saada, aga ühel hetkel ma lihtsalt ütlesin oma abikaasa Hendrikule, et palun kutsu kiirabi, et ma ei saa hingata. Ja siis Hendrik kutsus ja ma läksin kiirabiga EMO-sse. Seal siis tehti mulle igasugused analüüsid, uuringud, tehti kompuuteruuring, jälle kopsupildid ja öeldigi, et mul on väga tugev 2-poolne kopsupõletik. Ja tegelikult see kompuuter näitas midagi halvemat ka. Ja siis sealt EMO-st välja minnes mul anti 3-päevane antibiootikumi kuur ja öeldi, et mine võtta ühendust oma kopsuarstiga, et sa pead edasi minema kopsuarstiga sinna uuringutele. Ja käisin kõik uuringud läbi ja kopsuarst siis ütleb mulle seal laua taga,
et ma praegu sulle ravi ei pane, aga tea, et sind ootab ees üks väga-väga karm ravikuur. Ja nad kahtlustasid minul tuberkuloosi. Ja neid on siis 2 eri sorti, et kas on lahtine või kinnine, et kui on lahtine, siis see tähendab, et sa oled teistele ohtlik ja sa pead olema aasta aega siis haiglas, kinnises haiglas, et seda ravi saada. Ja kui ma selle infoga koju läksin, siis ma mõtlesin, et mina ja aasta aega kuskil kinni. Mul on lapsed, mul on pere, ma olen selline inimene, et mulle meeldib suhelda inimestega, ma ei suuda vait olla. Et kuidas ma nagu hakkama saan, see on kõige hullem nagu karistus mulle, kui ma pean olema kuskil kinnises ruumis üksinda, ma lähen hulluks. Ja mu abigaasa Henrik uuris selle kohta, ta ütles, et see ei ole võimalik, et me ei saa ju hakkama nii, et see ei saa nagu olla tõsi. Ja ma mäletan, et nendes hetkedes ma olin Jumala ees, et ühel hetkel on kõik hästi ja teisel hetkel kogu su elu on lihtsalt pea peale pööratud ja sa ei tea, mis saab edasi sinu elust. Ja siis ma lihtsalt olin palves Jumala ees, ütlesin, et ükskõik Jumal, et ma olen valmis ka kohtuma sinuga. Et kui sa tahad, et ma lähen kuhu iganes, võib-olla ma saan seal ka olla siis sinu plaanis, et ma tahan lihtsalt usaldada sind, et mis iganes juhtub. See alistumine oli nagu seal väga-väga sügav. Ja siis ma täpselt ei oskagi teile seda selgitada, sest minu pärast väga palju palvetasid ja ühel õhtul ma palvetasin ka siis ühe naisega Soomest telefoni teel. Me kogesime seal väga tugevat püha vaimu ligiolu. Ja siis mul olid kogu aeg pidevalt rinnus valud, nii et ma ei saanud ikka veel sügavalt hingata. Ja siis me palvetasime ja ma tundsin niimoodi, kuidas lihtsalt püha vaim oli nii lähedal. Ja järgmisel hommikul, kui märkasin, avastasin, et ma saan sügavalt hingata. Ehk siis teie kõik, kes te siin olete, teadki, et see on väga suur privileeg, kui te saate sügavalt hingata. Sellest tuleb ka tänulik olla. Ja ma hingasin. Ma saan sügavalt hingata, kuhu see valu kadus. Ja ma olin nii tänulik ja siis ma läksin uuesti siis kopsu arsti juurde. Seal tehti jälle mulle mingisugused analüüsid ja siis kopsu arst ütleb, et ei, siis läks aega mööda tegelikult. Vabandust, see oli eelmine aasta, mul on juba veits meelest ära läinud. Siis oli niimoodi, et ta helistas mulle paar nädalat hiljem ja siis ütleb, ma arvestasin, et et mis sealt nüüd tuleb. Ja siis see kopsu arst ütles, teate, et ma ei oska teile praegu mingit ravi peale panna, sest kõik analüüsid ja kopsupilt on puhas. Et mida ma ravin, kui siin ei ole midagi ravida. Ja ma olin nagu hämmingus, et kuidas see võimalik on. Ühel hetkel ma olen kõige sügavamas mustas augus ja ma ei näe nagu välja pääsu. Ma mõtlen, et appi, nagu mis must saab, mis meie perest saab. Ja siis teisel hetkel ei ole mitte midagi. Ja siis ma olin selle infoga, nagu ma ei osanud sellega midagi peale hakata. Ma olin, et Jeesus, ma võtan selle vastu, aga ma ei tea, nagu mida see tähendab või et kuidas see on võimalik, sest inimese jaoks on see emotsionaalselt väga kurnav, kui sa oled väga raskes seisus ja siis teisel hetkel justkui pole seda sama hetke enam. Et see on nagu midagi, mida on väga raske seedida. Ja siis ma läksin augusti alguses, helistas mulle kopsuarst, et tulge uuesti nüüd kopsupilti tegema, et kuna teil oli kevadel siin väga raske juhtum, et igaks juhuks kontrollime veel teie kopsud üle. Ja need kopsud olid täiesti puhtad ja ma olen siiamaani terve. Ja see on suur nagu ime ja ma tahangi sind väga-väga südamest julgustada, et jah, mina olen praegu selles kohas, kus ma tunnen, et ma olen terve. Aga kui sa oled seal kohas veel, kus sul on need hetked, kus sa ootad vastuseid, siis lihtsalt hoia veel tugevamalt Jeesusest kinni, sest me keegi ei tea, mis hetkedel tuleb jälle mingi uus võitlus või mis hetkel me läheme Jeesuse juurde. Aga nii kaua, kui me oleme siin, et me hoiaksime Jeesusest iga päev veel tugevamalt kinni ja kõige raskem on temast kinni hoida nendes ootushetkedes ja nendes võitlustes. Aga kui sa just seal kinni hoiad, siis
Jeesus on see, kes päriselt sinu elu muudab ja sinna suunda, et meil on sellel igavikuline väärtus, mitte lihtsalt niisama tervis või need asjad, mida me siin maa peal endale soovime. Jeesusel on sinu elule igavikuline väärtus. Ja ma loen lõppu julgustuseks. Seekeli 34, Jumal on õige karjane. Sest nõnda ütleb Issand Jumal, vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. Otse kui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui ta on oma laiali pillutatud lammaste keskel, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan need kõigist paigust, kuhu nad on pillutatud, pilvisel ja pimedal päeval. Ja 15, mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal. Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu, ma seon haavatut ja kinnitan nõtra, aga lihava ja tugeva ma hävitan. Ma karjatan neid, nagu on õige. Usaldame Jumalat oma eludes igal hetkel ja paneme lihtsalt oma lootuse tema peale. Ja vahel on lihtsalt raskel hetkel ka öelda hea, et Jumal, ma tänan, et sa oled siin koos minuga. Ma ei oska midagi muud öelda, aga ma tean, et ma olen sinu käes. Amen. Me saame helistada ja võime püsti tõusta ja tänada Jeesust. Selle laulu ajal ka, kui sa tunned, et sa soovid tulla eespalvesse, siis tule julgelt. See Jeesus, kellest ma just rääkisin, ta tahab täna ka olla sinu tervendaja, sinu lohutaja, sinu julgustaja. Et tule Jumala ette. Võiva vaid nüüd liigume seal.
vastu selle vabaduse. Võtame vastu selle tervise. Me jätame kõik mured, me jätame kõik depressioonid, me oleme tulnud sinu ette, et olla vabad, et olla täidetud sinu valguse, sinu rahu, sinu armuga. Sest mitte miski siin maailmas ei ole suurem kui sina. Ja mitte miski ei ole sinule võimatu. Sa oled tulnud siia, et anda meile igavene elu. Me võtame selle praegu vastu. Jeesus, me võtame vastu selle igavese elu. Las jalutu nüüd kõnnib ja viime näeb taas. See on su verevägi, mis praegu tervendab. Las murtud paranevad ja rõõm neid täidab taas. See on su vaimuvägi, mis praegu tervendab. Las jalutu nüüd kõnnib ja pime näeb taas. See on su verevägi, mis praegu tervendab. Las murtud paranevad ja rõõm neid täidab taas. See on su vaimuvägi, mis praegu tervendab. Las jalutu nüüd kõnnib ja pime näeb taas. See on su verevägi, mis praegu tervendab. Las murtud paranevad ja rõõm neid täidab taas. See on su vaimuvägi, mis praegu tervendab. Tule nagu jõgi, tulva nagu vesi, vabasta oma vägimese. Purusta kõik müürid, vabasta kõik vangid. Püha vaim nüüd liigume seal. Tule nagu jõgi, tulva nagu vesi, vabasta oma vägimese. Purusta kõik müürid, vabasta kõik vangid. Püha vaim nüüd liigume seal, liigume seal. Tule nagu jõgi, tulva nagu vesi, vabasta oma vägimesest. Purusta kõik müürid, vabasta kõik vangid. Püha vaim nüüd liigume seal. On hea meel teiega koos tõsta oma pilgud ja mõtted Jeesusele, temale, kes on elav ja ta on siin oma püha vaimu läbi. Jeesus ega püha vaim ei ole kaks eraldi isikut, nad on üks. Ja Jumal, maa ja taeva looja, tema, kes kõik on teinud, tema, kes sinu on kudunud sinu ema ihus, tema, kes on unistanud sind enne, kui sinu vanemad sind unistasid või neil juhtus. Ta on siin praegu. Ja tema on elu leib.
tahan täna rääkida elu leivast. Jeesus on elu leib. Inimeste uurijad, enamasti on need siis psühholoogid ja sellised, ka antropoloogid, erinevad harud, nad on leidnud, et inimeseks olemise 3 sellist kõige olulisemat vajadust, mis annab inimesele tähenduse, mis lubab tal leida elu mõtte ja olla õnnelik, need on eelkõige armastus, vajadus olla armastatud. Me teame, kuidas väike beebi igatseb seda ja meil on siin paljudel on beebid ja kuidas see lähedus ja see hool ja see, et sa korda lähed kellegile, et see on nii tähtis. Ja kallid, see ei kao mitte kuhugi. Ükskõik, kui vana sa oled, siis ei ole armastusest küll, et nüüd enam pole oluline. Ja Jumal pakub seda. Jumal on armastus. Me oleme astunud jõuluaega, täna on 1. advent, meie 1. advendiküünal põleb ja jõulusõnum on, et Jumal on armastus. Teine inimese vajadus, nagu ürgomanda vajadus, milleta ta ei saa, on tähenduslik elu. Et see, mida ma teen, see, kes ma olen, see on mõttekas. Sellel on eesmärk, sellel on roll, sellel on tähendus. Ja hea sõnum on täna, et Jumal tahab anda sinu elule ja minu elule tähenduse, põhjuse, milleks elada. Ja ta tahab seda uuendada, kui sa oled juba nagu kogenud seda ja võib-olla sa oled unustanud, kuidagi on uduseks läinud tolmu alla, siis Jumal tahab selle tähenduse taas nagu esile tuua. Ja 3. öeldakse, et on lootus. Inimese elus peab olema lootus. Eesti keeles mulle tundub, et seal sõna lootus on natukene pehmo või nõrk. See on nagu lootus on lollide lohutus, jah? Et looda. Aga tegelikult, kui nagu süübida sellesse sõnasse ka eesti keeles, siis me näeme, et see ei ole lihtsalt mingi soov, unel. See on täitsa teine asi. Soov, sa soovid midagi. Ma soovin endale parimat abikaasat. Ma soovin endale suurt maja. Ma soovin endale palgatõusu. Aga lootus on midagi, milles on nagu proaktiivne tegutsemine. Lootus on midagi, mis paneb sind unistama ja paneb sind küsima ja see lootus on otseselt seotud usuga. Kui me räägime usklikena ja kristlastena usust väga palju, siis me tegelikult räägime ka lootusest väga palju ja ta ei ole lihtsalt passiivne kuskil, see on midagi, mis paneb meid tegutsema. Ta on väga aktiivne. Me oleme sellel kuul, novembrikuul, käinud läbi sellist teemat nagu Jumala sõna lugemine ja selle mõistmine ja sellel nagu lahti avamine. Seal on sellised sõnad nagu eksegees ja siis on nagu piibli uurimised ja siis on kommentaarid ja siis on erinevad võõrsõnad ja algkeel ja tähendused. Ja ma valisin meelega, palvetasin ja sain südamesse meelega teksti, mis on nagu natuke imeliku koha pealt, algab imeliku koha pealt, lõpeb, ei ole nagu väga selge. Tegelikult see on väga raske lõik Jeesuse elust, aga ma tahaksin koos teiega lugeda ja vaadata, kas Jumal kõnetab meid selles. Kas me kogeme Jumala armastust seal, kas me kogeme tähendust, mida ta tahab anda ja kas me kogeme lootust. See tekst, mida me loeme, on Johannes evangeeliumi 6. peatükis ja ma soovitan sul oma telefon välja võtta, sest seal on piibel kättesaadav, kui sul on äpp või sa võid lihtsalt Google'isse panna, sa leiad selle. Sellepärast, et kui me uurime piiblit ja loeme piiblit, siis me tahame natuke varem vaadata, mis toimus ja võib-olla ka midagi, mis hiljem toimub. Ja see on päris oluline ka tänases tekstis. Aga me alustame siis 24. salmist ja siin on öeldud nõnda. Kui siis rahva hulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle, Rabi, millal sa siia said? Jeesus
vastas neile. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud. Siis nad ütlesid talle, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid? Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Siis nad ütlesid talle, mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa teed? Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud, ta andis neile süüa leiba taevast. Siis ütles Jeesus neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu Isa annab teile tõelist leiba taevast. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle, issand, anna meile alati seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Kuid ma olen teile öelnud, et kuigi te olete mind näinud, ei usu te ikkagi. Aamen. Väike kohatu koht, kus tekst lõpetada, see läheb põnevaks, see tegelikult läheb raskeks. Kui sa nüüd vaatad edasi ise, scrollad seda teksti edasi, siis sa näed, varsti läheb asi nii jamaks, selle vaidluseks, et Jeesus ütleb, et te peate minu liha, te peate mind sööma, mina olen elu leib. Jeesus ütleb, mina olen elu leib ja minu kaudu tuleb elu. Ja siis rahvas ütles, et no see on küll liiga kõva tükk. Seda ei või kuulda. Ja paljud läksid ära. Kristuse koguduses on olukord, kus inimesed tulevad ja me tihti kuuleme tunnistusi ja neid rõõmsaid lugusid, kuidas inimesed saavad vabaks oma erinevatest orjustest ja hädadest, kui nad saavad lahenduse. Aga on ka inimesed, kes lähevad ära. Jah, on need, kes lähevad jalad ees, tänu Jumalale, aga on ka need, kes ütlevad, et see on liiga kõva tükk. See on liiga raske sõna, mis sa räägid. Ei ole see, mida ma ootasin. Vaatame siis natuke konteksti. Kui me loeme piibli teksti, me peame alati mõtlema ja vaatama, mis toimub, kus see oli, mis toimus enne. Ja kui sa natuke scrollid seda teksti ülespoole, siis sa näed, et üsna äsja oli toimunud üks kõige võimsam ime, mida üle 5000, ütlevad kuni 8-9 tuhat inimest nägid ja kogesid. Ja see oli 5000 mehe söötmine. Ja seal veel naised, lapsed juurde. Tohutu söömispidu, laulupidu sai nagu, mida iganes, rahvas sai söönuks. Ja see oli see motiiv, miks rahvas otsis ja tahtsid Jeesust näha. Paneme selle esimese pildi. Ja tänapäeval, esimese pildi, siis see, kus Jeesus murrab leiba 5000-le. No siin on üks vaade sellest. Aga täna, kui see toimuks, siis ma arvan, et terve seltskond hüüaks, et aga millised leivad nendest on gluteenivabad, et milline on, mida mina võin tahta. Me oleme õppinud oma heaolu ühiskonnas valima, otsima meile sobilikku ja ometigi toimub ime. Ja tegelikult Jeesus on tulnud, et anda inimesele lahendus, et anda inimesele süüa.
aga need ootused olid inimestel teise koha peal. Ja nüüd, kui see rahvas saab söönuks ja kõik juubeldavad, juhuu, see nüüd ongi meie messia, see ongi Jumala tõotatud, tema ongi see, kes teeb Iisraelist maailma kõige vägevama, teeb Israel great again, et teeb Iisraelist jälle võimsa riigi ja nad tahavad teda kuningaks tõsta. Siis tekst räägib, kuidas Jeesus nagu läheb minema. Ta pildilt ära, ta sai aru, et nüüd läheb jamaks, nüüd tehakse teda vägisi kuningaks, ta peidab ennast ära. Ja jüngritel ütleb, et minge teie teise poole järve, Galilea järve, ja jüngrid lähevadki. Aga mis jüngritega juhtub, on see, et nad jäävad tormi kätte ja Galilea järv on tuntud oma äkiliste tuulte, puhangute ja äkiliste tormidega. Paneme selle tormipildi, järgmine, selle järvepildi. Ja kui me räägime erinevatest nagu tõlgendusviisidest, siis siin ma tahaks tuua sellise allegoorilise tõlgenduse. Ehk siis, et see lugu räägib, kuidas jüngrite paat on tormis ja siis, kuidas Jeesus tuleb jüngrite paadi juurde ja siis, kuidas Jeesus vaigistab tormi. Ja siis nad juba saavadki sinna teisele poole kaldasse. Kui Jeesus on sinu paadis, oled sa kuulnud seda, siis torm vaikib. Ja see on allegooriline piibli tõlgendus. Aga sellest ei ole midagi, sest kui Jeesus on sinu paadis, siis torm sinu elus vaikib. Võib-olla ümberringi torm jätkub, mulle nii väga meeldis see maal, sellepärast, et siin on niimoodi, et see torm nagu ja see vihm ja pilved igal pool mujal jätkuvad, aga seal, kus on Jeesus paadis, seal, kus on inimesed koos Jeesusega ja nad on hädas, nad ütlevad, aita meid, aga Jeesus aitabki. Ja keset väliseid torme ja olukordi, nii nagu me oma uudistest võime lugeda, kuidas maailmas on turbulentsed ajad ja ebakindlus on üks sõna, mida sa taas jälle kuuled, siis kui Jeesus on sinu paadis, siis torm vaikib. Ja sinu elus võib päike särada. Ja ükskõik, mis väljas juhtub, siis Jumal tahab näidata, et ta omab kontrolli sinu elu üle. Ja ta on kõik võimas. Nii nagu me täna Annika tunnistusest kuulisime, kuidas ta võib võtta ära. Ma olen kunagi olnud tuberkuloosis, vähemalt püüti mind ravida, siis see oli nii ränk, need ravimid olid nii kanged, et nad lõpetasid poole pealt ära, nad ütlesid, et see ei toimi enam, et ma oleks nagu saba andnud. Et see on väga vastik haigus ja Jumal võib selle ära võtta. Ja Jumal saab teha vabaks inimesed vähi diagnoosist, mis iganes olukordades. Meil on elav ja võimas Jumal. Meil on eluleib. Meil on tema, kes annab lahenduse mitte üksnes meie nälja küsimusele, mitte meie igatsusele, vaid tal on lootus ka lootusetus olukorras. Tal on eesmärk ka selles, mis väliselt paistab torm ja raskus. Ja ta tahab sind ja mind aidata. Nii et see on siis taust. Ja nüüd see lugu me hiljem loeme, kuidas ühesõnaga jüngrid ju kirjutavad üles selle evangeeliumi pärast ja see saab selgeks, et nemad möllasid seal tormis, aga rahva hulk ei teadnud seda. Nemad magasid, kõht oli punnis leivast või sellest saiast ja siis nad ja kaladest ja siis nad magasid õntsa und ja hommikul ärkasid ja mõtlesid, kus see Jeesus nüüd on. Me tahame nüüd jälle saada, oleks ju hommikusöögi aeg, tahaks nagu peekonit ja mune saada, et tahaks nagu jätkata seda. Ja vaat see on see taust, miks selles tekstis need inimesed tulid Jeesuse juurde ja ütlesid talle, et anna jälle meile seda leiba. Et anna meile ikka seda leiba, anna meile elektrit, anna meile arvuti käima läheks. Ta ei lähe. No seda on juhtunud ikka. Aga me jätkame. Ehk siis, et inimesed tulid Jeesuse juurde sellise inimliku soovi ja vajadusega. Ja see on tõsi, et me tuleme tihti, paneme selle teksti tagasi, kus on see tekst, sest siin on öeldud, et ärge nõutage rooga, 27 salm, ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Jeesus annab sinu ja minu elus valiku koha. Ja see valik ei kao kuhugi. See on jätkuvalt taas ja jälle sinu ja minu elu üle. Millist
Jeesust sa tahad? Millist rooga sa tahad? Kas sa tahad, et Jeesus oleks see, kes toidaks sind jälle, teeks jälle peo 5000 või 8-9 inimesega, võimas söömapidu. Jõulud kohe tulevad ja me teame, et see tihti on suur söömapidu. Et kas see on, millist Jeesust ma tahan? Millist vastust või lahendust ma vajan oma elule? Kas ma tulen ja küsin, et Jeesus, mis on sinu käes? Mida sa pakud? Mis on see eluleib, mida sa mulle jälle annad? Või ma nõutan, see nõutamine on eesti keeles päris hea sõna tegelikult, et sa nagu käid peale, sa nagu nõuad, sa nagu otsid. Teistes keeltes on seal lihtne labane sõna töötama. Et töötage leiva nimel, teed, et palka saada, eks ole. Et ärge tehke tööd selle nimel, et saada lihtsalt leiba, mis kaob, vaid see, mis jääb igaveseks eluks. Ja kui sa nüüd küsid minu käest, aga kuidas ma vahet teen? Kas minu eluvalikud ja need, mida mina nõutan, need, mille nimel mina tööd teen ja vaeva näen, kas need on ajalikud või on igavesed? Siis andke andeks, aga tegelikult on väga lihtne retsept. Ja ma tean, see solvab osasid. Aga kui sa loed Piiblist, kui sa loed Jeesuse tekste veel, siis sa näed, et see on väga lihtne. Seal, kuhu sa panustad oma raha, seal on sinu süda. Tee väljavõtte. Inimene suudab petta oma hinge ja meelt hästi kergesti ära. Jõuluaeg on just, me oleme just astunud advendi aega, nüüd hakkavad nüüd varsti need jõulutunnelid ja kõik võimalikud muud asjad, kus inimesed nagu jaanuarist novembrini ei käi keegi lastekodudes või tegelikult käivad, aga niisugust nagu suurt kampaaniat ei ole, aga siis on, ma olen kunagi ise olnud kaasast nende projektidega, kus me tahtsime midagi jõuludeks viia lastekodudesse ja siis avastasime, et neil oli kommimäed ja kingihunnikud, aga ülejäänud 10 või 11 kuud ei ole midagi, kõik unustavad ära, aga sellel ajal siis ollakse nõus annetama, et kellasid kirikutele ja oreleid, vilesid osta, aga et inimene petab nagu oma südame ära, et ma teen ju Jumalale midagi. Aga reaalselt 10 kuud on küüned enda poole ja inimene kulutab endale, et ma saaks rohkem käia puhkusel, et ma saaks parem autoga sõita, et ma saaks ägedamad küüned endale lasta teha ja nii edasi. Ja inimesed, milles selles viga siis on? Küsimus on, et kus on minu süda? Ja see on natukene see sama koht, et kas ma tahan taas seda leiba saada, nagu need inimesed tulid Jeesuse juurde, et anna meile ikka seda leiba. Et Mooses andis meile seda iga hommik, anna Jeesus sina ka. Et okei, eile oli äge pidu, aga ma tahaks täna ka. Ja Jeesus juhib nende tähelepanu mujale ja ta ütleb, et nõutage leiba, mis jääb igaveseks eluks. Ja siis ta läheb edasi, nad ikkagi käivad peale ja Jeesus ütleb uuesti, ütleb, et igavene leib on see tema, kelle Jumal saadab. Ja siis nad ikka küsivad, et anna ikka meile seda leiba ja Jeesus lõpuks ütleb, mina olen elu leib. Ja võib-olla see kõlab triviaalselt, eriti kui sa oled palju käinud kirikus, sa oled seda palju kuulnud, et Jeesus on elu leib. Jeesus kasutab 9 erinevat pilti, just nimelt Johannese evangeeliumi kaudu, kus ütleb, mina olen. Ja kui sa oled piibliga niimoodi laiemalt tuttav või mõtled, mida tähendas, et mina olen, siis on ülitähtis juutide jaoks. See ei ole üldse suvaline, et mina olen keegi. Kui juut kuulis tolle aja Jeesuse ajal, et keegi ütles, mina olen, siis see sisuliselt tähendas Jahve, ehk siis, et Jumala nimi. Sest et see, mida juudid ei julgenud välja öelda, oligi, kes Jumal ütles, mina olen, kes ma olen. Et kui Jeesus ütles, mina olen elu leib, ja ta ütles 18 asju veel, tee ja tõde ja elu, ja mina olen maailma valgus, ja nii edasi, siis Jeesus tegelikult ütles, mina olen Jumal. Mina olen vastus. Mina olen lahendus.
aga ma ei ole teie näljase kõhu lahendus, mina ei ole teie puhkusereisi lahendus, mina ei ole teie majalaenu lahendus, vaid mina olen igavese elu leib. Ma tahan lahendada teie probleemi ja seal ta jätkab selles tekstis, et kui te mind sööte, siis te ei nälgi enam. Ja kui te mind joote, siis te janune enam. Ja nüüd see on kuidagi raske, sellepärast et me isegi murrame leiba koguduses, tähistame issanda surma ja siis, mis see siis tähendab? Et ma nagu mäletan seda, aga kuidas see saab nagu eluks minu sees? Johannes ütleb paar peatükki varem, 4. peatükis ütleb, et see eluvesi saab allikaks teie sees. Et sa tuled ja jood Jeesust ja siis hakkab sinust välja pulbitsema. Ja tegelikult see leib samamoodi, kui sa sööd leiba, see saab osa sinuks. Iah oli see, kes ütles, omendab teadmisi, eks ole. Et me omendame selle leiva eneseks. See saab meie rakkudes ja toiduks, see kannab meie elus vilja. Ja tegelikult samamoodi, see on küll võrdpilt, aga ta on nagu olemuslik, et Jeesus tahab sinu ja minu elus jätkuvalt tuua seda energiat esile, uuendada sinu ja minu rakke ja anda seda igavikus perspektiivi. Seda, millest ma enne ütlesin, et inimesel peab olema tähenduslik elu. Kallid sõbrad, ma ei jõua seda üle rõhutada, sinu elul on tähendus. Jumalal on sind tarvis. Mitte, et Jumal oleks vaene ja ta kuidagi ilma hakkama ei saaks. Saab küll. Aga ta tahab sind kasutada. Ta on loonud sinud, ta on unistanud sind ja tal on eesmärk sinu elus. Tal on eesmärk sinu elus. Mitte ükski inimene, ka täiesti, kuidas me ütleme, see juurvili, need inimesed, kes on täiesti halvatud ja ei suuda midagi teha, võib-olla mingi silmalaud liigub või midagi muud. Jumala jaoks on ka nemad täisväärtuslikud inimesed. Puudega inimesed ei pea olema suure järelkäruga puid, neil võib olla ükskõik missugune puue, aga Jumalal on neil tarvis. Tal on nende jaoks eesmärk ja tal on nende jaoks lahendus. Ja Jumalal on nende jaoks lootus. Ja nii samamoodi on Jumalal sinu elus lootus. Meie seas ei ole mitte ühtegi inimest, kes nagu on nagu enam-vähem lihtsalt suvaliselt. Jah, sa kuuled seda, kurat sosistab su kõrva. Kuule, sa ei ole niisugune nagu, ma ei tea, Mart. Sa ei ole niisugune nagu keegi Annika. Kuule, et sa oled mõttetu, sa oled ju keskpärane. Jumalal on keskpärased inimesed väga erilised ja kallid. Sest et see on inimlik hinnang, mis ütleb keskpärane. Jumal näeb sind täiesti teistmoodi. Ja Jeesus on tulnud, et jagada ennast sinu ja minuga. Ja see ime, mis toimub, kui sa võtad osa sellest leivast, võtad osa Jeesusest ja nõutad seda, et mitte ainult üks kord kunagi, ma 20 aastat tagasi andsin oma elu Jumalale, palusin oma pattud andeks. See on nagu väga poolik pilt. See on tore, et see juhtus. Aga Jumal Jeesus kutsub oma jüngreid jälle ja taas. Ja selleks, kui Jeesus ära läheb, ta jättiski jüngrid ja ütles, murdke ikka, millal iganes te kokku saade, murdke seda leiba. Jagage see eneste vahel. Sa võid võtta osa sellest. Jaga edasi. Sa võid võtta ja jagada sellest leivast. Sa võid saada osa sellest. Sa võid edasi anda. Siina taha ka. Võtke ja jagage see eneste vahel. See ei ole praegu püha leiba murdmine. See lihtsalt tähistab, see on, ütleme, visuaalne selline tähis, et ma võin saada osa Jumalast. Võta. Et see ei ole praegu leiba murdmine, et ärge nagu muretsege. Aga Jumal on andnud seda, et sa saaks osa minust ja sinust. Ja et sa jälle ja taas nagu ka teeksid tööd selle nimel, et saada sellest osa. Ja ta on eluleib. Pane see eluleiva pilt, see mulle nii meeldis see, kuidas Jeesus nagu annab ennast. Ta ohverdab ennast ja ta ütleb, et mina olen see.
Ja kui sina palvetad, kui sina igatsed Jumalat, siis sa saad osa temast ja ta täidab sind taas ja jälle. Ja me küll tihti kasutame sõna püha vaim selle jaoks ja ülistame ja nagu tänagi laulud ütlevad. Ja see ongi tõsi, sest et Jeesus ja püha vaim on üks. Aga tegelikult on see Jeesuse elu püha vaimu läbi, mis sinust ja minust tahab välja voolata ja jagada teistele ja saada teiste inimeste osaks. Sinul on lootust, sinu elus on midagi, mida sa saad välja anda. Mõni inimene ütleb, et mul on nii väike sissetulek, mul ei ole jõuluks midagi kinkida inimestele või midagi erilist, midagi tähenduslikku ei ole. On! Vaata inimesele südamest sügavalt silma ja julgusta teda. Ja usu temasse ja ütle, sa oled nii äge siin. Sa oled nii lahe. Sa oled nii tore. Julgusta teda ja see kingitus võib olla oluliselt kallim kui ükskõik kui sädeluse ja hinnaline mingisugune nänn. Ja Jumal on kutsumas sind ja mind. Oleme see osa Jeesusest, see elu leib, mida tema murrab ja teised saavad osaks. Ja kui sa ei ole kogenud Jeesust isiklikult, kui sa ei ole oma elu andnud temale, murdunud tema eest ja teda vastu võtnud. Kui sa oled ikka vaadanud, et Jeesus, mis sa mul teha saad, et ma oleks terve, et ma oleks rikas, et mul oleks sõbrad, siis Jeesus kutsub sind, taotle mind. Ja siis sa võid olla kopsupõletikus, sa võid olla üksinda, sa võid olla leinas, aga sinus on see elu, sinus on see jõud ja sinul on lootus, sest lootus ei jäta häbisse. Heebrea kirja 11.1 räägib usust ja see on usu definitsioon, et see on nähtamatu või loodetava lootus. Paljud on seda pilti toonud, et see lootus on nagu see, et kurt kuuleb muusikat. See on nagu lootus. Et ta nagu tegelikult ei kuule muusikat, aga ta nagu kuuleb muusikat. Ja usk on siis see väljendus, et ta hakkab tantsima selle muusika järgi. Ta hakkab tantsima. Meie maal on seda vähe näha, aga kui sa lähed kuskile Aafrikasse või niimoodi nende tumedama nahaliste juurde, siis sa näed, kuidas nad kogu aeg nagu, neil on mingi tiks sees nagu. Aga Jumal õnnistagu neid, nad on nii toredad. Aga see ei pea olema selline sinu ja minu jaoks, aga seal on midagi, mis lootus toob. Et mul on lootus, halleluja. Et kõik on jamast, ega mul on lootus. Ja tegelikult ongi. See on tänase sõnumi kese. Jeesus on elu leib. Ta annab sulle lootust. Tõuseme üles palvesse. Issand Jeesus, ma tänan, et sa oled palju enam. Palju rohkem, kui me siin suudame mõista. Ja Jumal, kuigi me tihti nagu näeme valesti ja nagu ootame sinult mingeid teisi asju, me nagu tuleme oma ostunimekirjaga sinu ette. Tuleme oma soovidega sinu ette. Siis ma tänan, et sa ikka pakud oma elu leiba, iseennast. Ütled, et mina tahan olla sinu kaudu, sinu läbi. Sina oled kristlane, sa oled osa minust. Sa oled maailma lootus. Sa oled armastatud minu poolt. Ja sinu elus on eesmärk. Jumal, ma tänan, et sa täna jagad seda eesmärki. Et sa täna pakud oma armastust. Mitte sa ei oota meilt mingeid asju. Sa ise tulid ja pakkusid ennast. Sa ise murdsid oma elu meie eest. Ja kallis püha vaim, ma tõesti julgen paluda. Kõneta meid, puuduta meid seal. Mitte lihtsalt, et meil oleks hea tunne ja võiksime oma elu edasi elada, vaid elu muutvalt. Nii et me hakkaksime leinas tantsima, et me hakkaksime leinas lootma näiteks või raskustes. Aga eelkõige, et me süda oleks sinu kuningriigis.
sinu sees, Jeesus. Sest siis me ei ole kunagi üksinda. Ka siis, kui me kõige kallimad lahkuvad meie elust. Ka siis, kui me oleme isoleeritud. Ka siis, kui väljavaated näivad lootusetud. Siis me ei ole üksinda. Täida meid täna selle lootuse vaimuga. Täida meid oma eluga. Täida meid oma eluleivaga. Sest sinu käes on igavese elu sõnad. Kelle juurde me läheksime? Mis oleks veel sinust paremat? Jumal, selles lootuse ootuse ajas, advendi ajas, läkita meid välja täna, et me jagaksime seda lootust oma töökaaslaste, oma perekondadesse, poesabades. Issand, me kiidame, ülistame sind. Me otsustame sind uskuda. Kohta meid täna. Amen. Nüüd me laulame veel, aga samamoodi nagu esimese laulu puhul, sa võid tulla siia nurga juurde, eespalvetajad ootavad sind ja sa võid midagi välja tuua, eriti kui Püha Vaim on sind kõnetanud, mis iganes asi oli, mis sinu jaoks sai tähtsaks. Võib-olla mingi otsus, mingi vale otsus, mingisugune asi, millest sa kinni hoiad, mingisugune hirm. Sa võid minna ja ma väga julgustan, sest et koos palvetamine, see vabastab Jumala väe. Kasuta seda võimalust. Ja siis me läheme siit edasi. Kas ma jagan, aga ma hakkan iga kord nutma, kui ma Jeesusest räägin. Andke andeks, aga ma ei saa mitte rääkida, kui ta ütleb midagi. Et ma nagu peale ülistust enne tundsin nii tugevalt, et Jeesus tahab anda läbimurdeid nendele inimestele, kes ei saa lapsi. Ja nagu ma võitlesin nii väga, kas see on nagu mu enda mõte või soov. Ma ise ei tahaks kunagi siia ette tulla, sest ma vihkan siin esalajast. Aga ma tundsin, et see ei ole palvetaja, kes seda teeb. See ei ole mina, kes seda räägib või ütleb, vaid see on Jeesus, kes armastab oma lapsi nii väga ja ta tahab tuua läbimurdeid. Ja et siin on inimesi, kes on palvetanud palju ja tundub, et lihtsalt midagi ei juhtu. Ja nagu sama tunne, nagu kui Jeesus suri, et kõik on läbi. Ja võib-olla on tunne, et kõik su unistused on surnud. Aga Jeesus tõusis üles 3. päeval ja ta tahab tõsta üles sinu unistusi, sinu igatsusi. Ja muused see on kõige muu kohta ka, aga nagu see oli lihtsalt see, mis ma tundsin hästi tugevalt. Et anna Jeesusele võib-olla veel üks võimalus, võib-olla on vaja mitu korda tulla, aga ta ei jäta meid meie lootusetustes olukordades, nagu Tõnis rääkis, et tule julgelt Jumala juurde, kes annab vastuseid ja kes annab lootust. Kallis Jumal, ma tänan, et sina oled püha. Me võime lihtsalt tulla sinu ette, panna maha ennast ja lihtsalt öelda, et me alandume sinu ette, Jeesus. Sina, kes sa oled eluleib. Sina, kes sa oled allikas. Ja igavene lootus. Me tahame tõesti tõsta oma silmad praegu ja vaadata sinu peale. Jeesus, et me ei ole täna ükski siin lihtsalt niisama kokku tulnud, vaid sa igatsed meie igaühega isiklikult rääkida. Palun Jeesus, et me läheksime siit ära nii, et me teame, Jeesus, et see eluleib, mis tuleb sinult, on väeline, on võimas ja tegutseb meie elus praegu. Sulle, Jeesus, et sa maksid selle hinna ja praegu on veel armuaeg, Jeesus, me tahame selle vastu võtta.
üksteise peale. Ma tänan, et me ei ole keegi seda välja teeninud, aga sa lihtsalt armastad meid. Ja isegi kui me kukume ja eksime, Jeesus, sa tõstad meid ülesse. Sa ei jäta meid sinna porri, sa ei jäta meid sinna maha, vaid sa lihtsalt tuled selle ühe lamba järel, sest sa armastad igat ühte meist nii väga. Me lihtsalt täname sind, Jeesus, praegu kõigega, mis meil on, me lihtsalt toome sinu ette ennast ja võta meid vastu sellisena, nagu me oleme. Lihtsalt me tahame uuesti öelda, et me pühendume sulle, Jeesus. Täna on uus päev. Lihtsalt tahame alistuda sulle, Jeesus, panna maha need oma tahted, Jeesus. Ka sellel pimedal ajal, ka sellel jõuluajal, Jeesus, aita meil näha inimesi, kes on jamas, Jeesus, kes on lootusetuses, Jeesus. Me tahame jagada sinu armastust. Meie laulame püha aukuninga, püha oled alati, püha igavesti.
mind, kannad mind, päästnud mind sa pimedast. Mu lootus sa, hoiad mind, saadad mind, su käte peal elan ma. Amen. Aga enne veel me tahaksime välja läkitada selline ilus, mis Käti tuli ja rääkis ja kui meie igaühe igapäevaelus, mis meid ees ootab meie koolikeskkonnas, meie töökeskkonnas, kui me tunneme seda kõnetust, et me peame välja astuma ja ütlema, et meil oleks see julgus, et me paneksime ennast maha ja lihtsalt teeksime seda, mida Püha Vaim meie sees ütleb, siis me igatuskogudusena on läkitada igat ühte meid välja, olema valguseks selles maailmas ja ma palun, et Tõnis, sa tuleksid ja läkitaksid meid. Nagu me oleme ikka teinud, et kui sa tahad olla läkitatud, tule siis siia välja ja tahad olla see eluleib oma kontekstis, kus iganes Jumal on sind kutsunud tegutsema, töötama, siis tule siia ette ja palume lihtsalt koos. Palume koos, see on selline ususamm, et nii nagu Jesaja kirjas on öeldud, et issand vaatas ja küsis, et kes meist läheb, keda ma läkitan. Jumal küsib ka täna, kes meist läheb, keda ma läkitan. Ja kui sa oled siin, ütled, et siin ma olen, läkita mind, siis tule välja ja Jumal tahab sind läkitada. Jumal tahab varustada, sest tema käes on varustus. See on nii huvitav tõesti, kuidas, kui me välja astume, kui me ütleme midagi, kui me oleme nõus oma mugavustsoonist välja minema, siis tema tuleb ja täidab. Ja kallis Jeesus, kallis Püha Vaim, me täname, et praegu me oleme seismas sinu ees ja me tahame öelda, et jah, siin ma olen. Jumal, läkita mind, kasuta mind. Aitad mu, need jõulud oleks tähenduslikud kellelegi, et ma võiks olla sinu käepikendus, et ma võiksin olla sinu lootuse tooja, et ma võiksin olla sinu armastuse väljendus. Jumal, tule ja kohta meid. Tule ja kohta meid meie palvekambris. Tule ja kohta meid, kui me piibliraamatu avame. Tule ja kohta meid, kui meie kohtame oma ligimest. Las sinu vägi, las sinu armastus juhtida meid. Issand, me julgeme ka paluda, juhi meie rahakotti või meie finantse, meie ajakasutust. Et need ei oleks ainult meie, kes otsustame, vaid kallis Jumal, sina, Jeesus, et sina saaksid ruumi, et sina saaksid meid kasutada. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista me peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Puhu meie peale ja läkita meid maailma, nagu Jeesus oma jüngritele tegid. Amen. Aitäh! Sellega on nüüd meie teenistus jõudnud lõpule, aga ärge veel keegi koju kiirustage või kuhugi, kui te peate minema, sest meil on avatud kohviku osa, kus me saame üksteisega osadsus olla. Ilusat pühapäeva jätku! Aitäh!